Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade. Ma pean kõigepealt ütlema, et augustikuu on sõbrad tulnud ja väga soe ja mõnus. Ja me elame tõesti heas kohas, nagu väitis ka siis rahvusvaheline uuring. Eesti on parim riik, kus elada. Ja tõesti meil ei ole maavarinaid, tornaadosid ega lõõmavad kuuma päikest 50 kraadi. Metsad ei põle, need igati korraga hea koht elamiseks. Või elukoht, ütleme hea, aga see elamiseks on teine küsimus. No tere, Raivo! Tere, Toomas! No Raivo on meil Valgava mees, kõige kõvem mees on ta muidugi panganduses, riigiasjanduses ja muidu tubli mees ja kõige lisaks ka väga tark. Esimene küsimus tuleb mul niimoodi, et enne meie aega 500 aastat Kreeka riigis oli täis demokraatia, kus kõik arutelud tehti, rahvas aeti kokku, mitte aetu, nad tulid kokku ja kõik otsused võeti lihthäälte enamusega vastu. See demokraatia kestis nii kaua, kui roomlased neid ära vallutasid, aga isegi nemad võtsid midagi üle. No meie tuntud riigikogulane Raimond Kaljulaid teatas, et kõik riigikogu kandidaadid peaksid käima üle Eestimaa, külad, alevid, linnad ja tutvustama oma programmi, aga me teame väga hästi kõik, kes ka kuulavad ja mina siin räägin, et Eestis ei ole selles osas mingit demokraatiat, ükski rahvas ei saa seda valida ja seda teevad ja otsustavad ühehäälselt ja otsusega Riigikogu 101 liiget ja me arvame ka, kes need on Reform, nende sabarakud, Eesti 200 ja alati nõus sotsid ja ongi president valitud, mingisugust klounaadi pole vaja korraldada või räägin ma valesti? Sul on õigus, Toomas, niimoodi ongi 25 viimast aastat toiminud ja me nüüd ise näeme, kuhu see on välja viinud. Et nii nagu Jürgen Ligi ütles, et miks ei tohi rahvale anda õigust valida presidenti, siis ta ütles, et rahvas on loll. Äkki ta ei ütlenud, et ta on loll, vaid on rumal. Rahvas ei oska valida. Aga kui me nüüd vaatame, mida siis on nagu valitud, et rahvas valis Lennart Meri otsevalimistel ja ma ei ole sellega nagu nõus, et Lennart Meri oli halb valik. Jah, Lennart Meri kohta on ka igasuguseid jutte räägitud, mida ma ei tea, aga kindlasti oli ta karismaatiline inimene ja võimalik, et me iga inimese puhul alati ei pea vaatama, mis on ta varem teinud, vaid vaatame seda, mida ta presidendina tegi. Sellist presidenti nagu Lennart Meri, neid inimesi on isegi suurtel riikidel leidub selliseid karismaatilisi ja tarku inimesi harva, et nagu ma ütlen ka, et minu valik oleks olnud ka teatud mööndustega Arnold Rüütel, sellepärast, et ta oli äärmiselt südamlik inimene, et jah, võib naarda ilkuda tema lauseehitust, need olid tõesti pikad liitpõimiklaused, aga mis oli hästi kummastav ja imetlusväärne, Arnold Rüütlil nendes väga pikkades lausetes oli mõte sees ja see oli arusaadav mõte. Küll raskesti jälgitav, aga ikkagi arusaadav. Ja seesama teema, mida sa praegu nagu puudutad, nädal aega tagasi olin kutsutud peaaegu samal teemal demokraatlik Eesti Vabariik, olin ka kutsutud Vanglaplaneeti ja me seal Peetri ja Ingvar Tšisikoviga just arutasime, et kuna ma olen ka natukene laisk inimene, siis ma ei hakka alati iga intervjuu jaoks õudsisu välja looma, vaid räägin seda, mis mul on juba enda enesetunne, nii et kui keegi on vaadanud ka Vanglaplaneeti, mis on üleval, siis paljusid asju ma kordan, aga nagu ka seal ma tegin seda kohatut nalja, siis seal oli mõte see, aga tänapäeval meil on väga lühikesed laused, peaks olema nagu arusaadav, aga neist mõtet ei ole. Et siis kui sa räägid sellest, et tuleks käia rahva käest arvamust küsimas, siis ega see nagu vale ei ole. Nüüd lihtsalt küsimus on matemaatilises on teada, matemaatikas on teada matemaatiline tõde, et kui sa võtad näiteks 100 000 inimest ja küsid palju on 6 758,55 korda 10 astmes 68, kui sa võtad sealt nii-öelda selle aritmeetilise keskmise, siis see vastus väidetakse, et pidi olema õige. Sellepärast ongi rahva arvamus ongi nagu seadus, et seal on
mingisugune kaalutletud tõde, sellepärast et rahvas koosneb inimestest. Ja kui inimene vastab nii, nagu ta vastab, siis väidetakse, et teatud arvu juures, mis pidi olema 100 000, meid on eestlasi natukene rohkem, valimiseali on alla miljoni, aga kui küsida näiteks 400 000 inimese käest nende arvamust, ka keerulistes küsimustes, ja kui see võtta sealt välja aritmeetiline keskmine, siis sa saad õige vastuse kätte. Ma pead tulle ei paneks, kas see nii on, aga loogika järgi võiks õige olla. Ja nii ongi, et sellepärast on ka meil põhiseaduses kirjas täna, et kõrgem võimu kandja on rahvas, eks me siis kanname seda võimu, seda saab ka teisiti mõtelda, et rahva turja peal need inimesed, kes seal 101 inimest Riigikogus on, need siis sinu ja minu turja peal elavad, see koorem on raske kanda, aga jälle ei väsi kordamast, ilkudes mulle omaselt, me nagu naudime seda, meil oli 700 aastat orjaööd ja me olime sellega väga, väga rahul ja meile tegi rõõmu see, et kui nii-öelda mõisa hoones aida taga kubjas meile kappi andis, et kepihoope, mitte kõlada seksistlikult, siis ma olin hästi õnnelik, et näiteks kui sina said 2 kepihoopi rohkem, siis minu elu oli hea, et Toomas sai rohkem peksu, järelikult see on minu õnn. Et ka selliseid asju on, aga jah, et kui me räägime demokraatiast, siis ega me ei pea tagasi minema sinna Rooma riiki ja veelgi kaugemale Ateenasse, sellepärast, et sa natukene üldistasid, mitte kõigi käest ei küsitud, et küsiti vabade kodanike käest. See on natukene erinev kategooria, ehk siis olid võrdsed ja olid võrdsemad, aga nendel oli see ilusti paika pandud, et mitte kõik ei olnud võrdsed. Aga meie eripära täna demokraatia puhul ongi see, et meile räägitakse, sinu saates võib ka otse öelda, meile aetakse pada või aetakse kägu, ma ei tea, kuidas rahvas seda paremini vastu võtab, et meile aetakse pada sellest, et Eesti on demokraatlik õigusriik. Aga kui me nüüd hakkame vaatama, siis teoreetiliselt on see väide ju õige. Sellepärast, et demokraatlikus õigusriigis peab olema, alustame esmasest. Meil vapp lipp on sinimustvalge lipp, lepib Pika Hermanni tormis, lepib. Parlament on, ehk Riigikogu, on. Kas president on? Õiguskantsler on. Kohus on. Õiguskaitseorganid on. Aga kui ma inimese käest otse küsin, et aga kuidas sa tunned? Kas see, mis on sinu nii-öelda väärtushinnangute ja elulise kogemuse kaudu ka tunnetuslikult, et Eesti on demokraatlik õigusriik, siis kõik inimesed vaatavad mulle otsa, et Raivo, et kas ma pean su pärast muretsema. Enamik inimesi täna ei tunne, et Eesti on demokraatlik õigusriik. Ja see, millega sa, Toomas, alustasid, et kuskil oli mingi uuring, et Eesti on maailma kõige parem koht elamiseks, siis see ongi niisugune arvamuse põhine, et mis sa arvad. Paljud inimesed lihtsalt vastavad, et mul naise äi, naise vanaisa, kes oli äärmiselt tagasihoidlik inimene ja ta oli koolidirektor Urvastes ja ta ei kasutanud eriti palju alkoholi, aga kui mingis seltskonnas olla talle pakutud väga halba jooki, siis ta jõi, aga oli äärmiselt viisakas, ütles, väga hea jook oli. Ehk siis, kui sa tood mingi näite, et keegi väidab, et Eestis on kõige parem elada, siis põhimõtteliselt see käibefraasina ehk müügimehe jutuna on ilus ja kindlasti ka müüb, aga ega tal tegelikult nii-öelda aksioloogiliselt ehk väärtusepõhiselt mingit väärtust ei ole. Et see ongi, et kui sa vaatad ilusat pilti, see on nii nagu puhkusereisidel, kui sa vaatad seda Palmisaart lennukis, kui sa sõidad sinna maale, siis vaatad, oi, kui heasse kohta ma lähen, helesinine meri, valge liivane rand, ilus võrratu palm või palmid, selle vahel ilus võrkkiik ja sa näed, kuidas ma lähen puhkama ja seal võrkkiiges puhkan. Kui sa kohale jõuad, siis sa tegelikult enamikes juhtudes
näed jõgesid, mis on kaetud prügiga, see rand oli pildi peal, tegelik rand ei ole selline, ehk siis põhimõte ongi selles, et kui me tahame rääkida nii-öelda emotsioonidest, siis me saame tõesti teha endast pildi ja photoshopida ja olla ise rõõmsad, et vaata, kui ilus ma olen, ära siis peeglisse vaata. Aga riigiga ei ole see ilus. Ehk me samamoodi tekitame kuvandi või kujundi riigist, Eesti Vabariigist, kui demokraatlikust õigusriigist, kus on hea elada. Aga kui sa nüüd hakkad igapäevaselt seda vaatama, siis tekib küsimus, kas ikka nii on. Kui sa hakkad ka seda nüüd nagu reaalselt, praktiliselt vaatama, siis ma pole kindel, et kas need inimesed, kes ütlesid, et nad tahaksid Eestis elada, nad on siin näiteks 10 aastat elanud või 1 aasta, kas on nagu reaalselt ka tahaksid seda elada. Selle kohta ka vanarahvas ütles, et ole ettevaatlik oma soovidega. Et see oleks nagu lühikokkuvõtte sinu esimesele küsimusele, Toomas. Sa mainisid siin Vanglaplaneet, kui sa mulle selle saatsid järelkuulamiseks, siis ma ei näinud, kus kohalt teda on, näiteks kui inimesed tahavad seda jälgida, vaadata, kus kohalt seda saab vaadata? See ongi kas vastupanu liikumine või Vanglaplaneet. Kui sa paned selle Google'isse sisse, et sealt on ta jälgitav. Aga kindlasti Peeter vahepeal paneb ka neid lõike YouTube üles, et on samamoodi järelvaadatav nagu sinu saade. Ja Peeter Proos on kindlasti see inimene, kellega ma võiksin Eestis luurele minna, et uskumatult siiras, aus ja tore inimene, aga Wikipedia järgi ma ei ole ise kontrollin, aga Peeter ütles, et ta pidi olema seal Putinist. Ma ei tea, mis see Laine Jänes või kes see meil see tõerääkija, ainutõerääkija on Jürgen Ligi kõrval, et see nagu teadis, et kui sa tunned nagu muret Eesti Vabariigi vastu ja räägid nendest üldistest väärtustest, mis on inimestele omased, siis sa osade arvates muutudki putinistiks, et ma mäletan, ma kunagi äkki aasta või ka 2 juba tagasi kohtusin Harri Raudverega Tallinnas. Me oleme isiklikult tuttavad ja on ka Valgamaalt pärit inimene Kummulist. Ja rääkisime ja Harrile omaselt ta hästi viisakalt ja seostatult rääkis seda Eesti elu ja ta tugines nendele väärtustele, mitte mida ta luges kuskilt ajalehest, kas Tapa kommunist või Tapa edasi, et näed, et see inimene räägib seda, mida ta ka päriselt sisemiselt usub ja arvab. Ja kuna ma olen natukene provokatiivne tüüp, siis ma ütlesin Harrile, et Harri, et ma kuulan sind ja sa räägid nagu Putinist. Järsku küsitud küsimus, Harri ei pahanda, et ma sellest räägin otse-eetris või vabandust, avalikkuse ees. See Harri, ütleme, silmnähtavalt õrnalt ärritus ja küsis, et miks sa nii räägid? Ja siis ma rääkisin talle, et vaata, et sul ongi, et sa räägid ka kodumaast, sa räägid, sa oled nagu patrioot, sul austad pereväärtusi, et need ei ole ju euroopalikud väärtused, me oleme globalistid, meil on sugude arv varsti juba läheneb mingile 10 000 või 150 000, et meil isa ja ema on sõimusõnad, nii nagu ka Vanglaplaneedis ütlesin, et aga milleks jääda poolele teele, et miks siis rääkida isamaa, vanemad vanemamaa, mis keeles sa räägid emakeeles, aga emakeel on ju sõimusõna, räägime siis vanema keeles. Kui juba nii-öelda absurdini viia, siis milleks jääda poolele teele. Ja Harri jäigin korraks mõtlema, siis sai aru, et ma tegin tema kulul nalja, ehk teiste keeles tõgasin teda. Siis ta hakkas naerma, ütles, et tead, Raivo, sul ongi õigus. Ju ma siis olengi Putinist. Ehk ma ei tea, mida see Putinist tähendab. Keegi meist ei toeta agressiooni. Keegi meist, enamik meist, nagu Harri, mina, Peeter, Kertu, keda see Laine Jänes või kes iganes ütles, et nad on nagu Vene trollid. Lihtsalt me ei taha nagu nõustuda sellega, et ma pean leppima ja tõeks pidama seda,
mida nii-öelda see massimeedia meile püüab nagu pähe määrida. Et ma vanasti lugesin ka Rahva Häält ja Noorte Häält, aga ma ei uskunud seda. Ja kui me seltskonnas olime, vaata, Toomas, sina oled ka vana aja inimene, et me pärineme ka sellest vanast ajast, et oleme näinud Nõukogude aega ehk Brežnevi vana kommunist. Just, ütle palun. Vana kommunist. Väga tubli. Et siis sa oled kauses, sest Eesti riik, kui me saime vabaks, siis tegelikult üle võeti ju kõik kommunistid suuresti tulid võimule. Raivo, räägi natuke kõvemini. Me tulimegi siis ju niimoodi võimule, et kõik kommunistid tulidki võimule ju. Et me laulsime ennast vabaks, aga tegelikult võimu juurde jäid ju need, kes ennem olid võimul. Et ma ei taha nagu öelda, et kõik kommunistid olid valed ja halvad, aga on selline menetlus nagu lustratsiooni menetlus. Ja paljudes riikides tehti see menetlus läbi, et need, kes olid nii-öelda oma rahva vastu, neil ei lubatud enam võimule tulla. Aga kui ma vaatan näiteks meid Eestit, siis paljud endised kommunistid, kes olid mitte nii-öelda vormiliselt, vaid olid ka tegelikult nagu sisuliselt kommunistid, kes töötasidki Eesti Vabariigi vastu. Need tegelikult jäidki ju võimule. Või siis need, kes ei jõudnud veel komparteisse astuda, nad tegelikult olid väga sedameelt inimesed. Ja kui sa, Toomas, mäletad, meil oli Rahvarinne, meil oli Interrinne. Interrindelased olid sellised pahad ja Rahvarinde tegelased olid normaalsed. Aga kui sa nüüd täna mõtled, mille poolest Interrinne ja nende ideoloogia erineb sellest, mida tänapäeval nimetatakse globalistideks. Kõik rahvusriiklus on ju samuti põlu all nagu 88. kuni 91. aastani NSV Liidus. Me kõik pidi olema interrindlased, meil pidi olema rahvaste sõprus ja me pidime, kui oli mingid konkursid, siis mingi osa pidi olema laulud eesti keeles, aga sa pidid kindlasti laulma ka muudes keeltes ja Nõukogude ajal oli see ideokraatia viidud ka sellel tasemel, kus seltskondades pidid olema nii palju mehi, nii palju naisi, nii palju töölisklassi esindajaid, nii palju kolhoosnikke, nii palju insener-tehnilisest personalist ja kindlasti teatud arv pidi alati olema parteilasi, need suunamudjaid. Aga kui sa vaatad täna, aga see on midagi muutunud või? See oli nüüd Toomas küsimus, anna andeks. Jah, aga meil jäi natuke presidendi jutt lühikese, sa kiitsid küll Meri ja Arnold Rüütlit, et need olid tublid rahvameelsed presidendid. Valimine oli küll Rüütli puhul laiem kui otse Riigikogussa, ühe poolt olid ka siis omavalitsus sinna kaasatud. Aga ma küsin, et täna niimoodi, et meil on küll palju kandidaate ja meedia räägib sellest hommikust õhtuni, et kui palju kandidaati ja kui veel juurde tuleb, kuid Ülle Madise, kes on siis reformi poolt heaks kiidetud ja Eesti 200 ja sotsid, aga Ülle Madisel ei ole keegi ettepanekutki teinud, et kas sa tahad tulla presidendiks, aga kõik räägivad, Ülle Madise on hea president. Toomas, kui sa mäletad, kunagi oli selline erakond nagu Respublika. Mäletad? Väga hästi. Vaata, nemad ütlesid, et põhimõtteliselt ei ole vahet poliitikas. Kas on nüüd parteid ehk erakonda või pesupulbreid. Mõtle nüüd, see ongi, et meil on viidud kõik sellisele reklaami põhimõttele. Ülle Madist me vähemalt teame, aga seal on need nimelisid, keda ma tõenäoliselt olen küll varem kuulnud, aga kes nad on, seda ma ei tea. Eile saadeti Messengeri Peeter Oja intervjuu Jan Uuspõlluga. Ja Peeter Oja siis küsib Jan Uuspõllu käes, et Jan, et sa palusid, et ma tuleksin sinu taha, et ta tahab saada ka presidendiks. Ja Peeter Ojal talle omases stiilis küsib, et Jan, ütle palun, kuidas sulle nii loll mõtte pähe tuli? Jan ütles, et on ju, et tal on tingimused täidetud, et Eesti otsib ju praegult presidenti, kunagi oli saada Eesti otsib superstaari, täna on Eesti otsib Eestile presidenti. Kui on konkurss, siis Jan arvas, et
miks ka tema ei võiks kandideerida, ta on üle 40 aasta vana Eesti kodanik ja viimase 5 aasta jooksul ei ole kriminaalkorras karistatud. Järelikult on tal ju ta on nii-öelda ankeedikõlbulik. Ja no, ma lihtsalt etteruttavalt ütlen ära, et see on nali. Kui sa küsid, et kuidas ma suhtun sellesse presidendi valimisjanti või komejanti, siis Peeter Oja ja Jan Uuspõld tegid selle ilusti ära. Aga see ongi väga naljakas, sest kui Peeter Oja küsis Janni käest, et kas sul mingisugune mingi programmiline narratiiv või kuidas täna moodsalt räägitakse, sul mingi platvorm on ka või sa lihtsalt, et sul on 3 tingimust täidetud, sa oled üle 40 aasta vana Eesti Vabariigi kodanik ja pole kehtivat kriminaalkaristust. Ta ütles, jaa, mul on. Ta ütles, et kui ta käib etendustel, et ta teeb inimestele nalja, siis ta ütleb, et tema vaatajate hulgas on hästi palju erinevate parteide inimesi ja nad naeravad. Ta ütleski, et ta on parteide ülene ja tema eesmärk on selles, et tuua tagasi Eesti Vabariiki sõbralik olemine ja huumorimeel. Ja kui ma nagu hakkasin mõtlema, et see on naljakas, et kas see Jaan Uuspõld siis ongi tegelikult nali, et sa kindlasti ka mäletad vanast ajast. Kunagi meil Riigikogus oli ka ju selline erakond nagu kuningriiklased. Oli. Aga nad tegid ju nalja. Et Priit Aimla ju tihti rääkis, et kui saalis läks nii-öelda emotsioon liiga kõrgele, siis nii-öelda kvalifitseeritud elukutselise naljamehena ta läks ja võttis selle pinge maha. Et sa tead seda, et kui sul on emotsioon üleval, siis see on nii, nagu oleks ära joonud pool pudelit viina. Sinu intellektuaalsed võimed kukuvad. See vaidlus tegelikult, kui sa vaatad ka Riigikogus, ei väsi kordamast, kui sa kuulad Jürgen Ligi, ehk ühte minu klassikud ja lemmikud, siis nagu Ingvar Čižikov ütles, et ta nagu ei ole päris kindel, et neil tervis päris korras on, sellepärast, et nad on tigedad. Ja kõige hullem on see, et miks ma ka alati naeran, et ma olen tige enda peale, et ma lähen sellega kaasa ja võtan selle sageduse ehk tigeduse laine endale omaks. Et kui Jan Uuspõld saaks presidendiks, siis ma ei välista, et ta oleks ka üks asjalikumaid presidente. Ehk kui sinu saadet peaks kuulama Jan Uuspõld, siis ta teaks, et Jan, ka mina olen, me ei ole isiklikult tuttavad, Jan Uuspõld, ka mina olen teie taga. Et ka mina toetaksin, et Eesti Vabariigi president võiks olla Jan Uuspõld. Ja kõige veidram on see, et kui rahvas valiks, siis ma ütlen sulle ausalt, minu arvates, ja see ei ole lihtsalt huupi pakutud, Jan Uuspõllul oleks tõenäosus saada valituks Eesti Vabariigi presidendiks on palju suurem kui nendel enamikel teistel kandidaatidel kokku. Ülle Madise, ta tegelikult on huvitav inimene, aga tal on üks halb viga. Ma siin peaksin minema tagasi klassikasse Fjodor Dostojevski juurde, et temal on nii-öelda teatud tüübid on ta jagatud 3 kategooriasse. Neid nimetatakse lurjusteks. Et ühed on õilsad lurjused, teised on häbelikud lurjused ja 3 on lihtsalt lurjused. Võt, meil enamik riigiametnikke on nii-öelda õilsad lurjused, nad panevad kuritegusid toime rahva vastu, nad rikuvad põhiseadust, aga nad kuidagi ütlevad, et see on rahva hüvanguks. Ehk nagu vanasti teati, et enamik inimsuse vastaseid kuritegusid on toime pandud totalitarismi ja diktatuuride ajastul rahva hüvanguks. Ka koonduslaagrid tehti rahva hüvanguks ja nii edasi ja nii edasi. Ka Stalin ja Beria kaitsesid ju nõukogude inimest igasuguste dissidentide ja imperialismi käsilaste ja kulakute eest. Minu vanemad olid ka kulakud. Et ma olen siis nii-öelda halbade inimeste järeltulija, mille pärast ka minu ühiskonna kriitilisus ilmselt on ka mõistetav. Teine kategooria olid häbelikud lurjused. Nad said aru, et see tegu ei ole nagu õige. Aga nad leiavad alati mingi vabanduse, et inetu küll, aga mis mul teha on.
Ja kolmas kategooria on lihtsalt lurjused, nad ongi lurjused, nendega ei ole mõtet rohkem rääkida. Ja minu jaoks Ülle Madise õiguskantslerina kvalifitseerub just õilsaks lurjuseks, mida saab tegelikult psühholoogias nimetada ka kognitiivseks dissonantsiks. Ehk ta saab aru, et tema tegu iseenesest ei ole kooskõlas põhiseaduse ja sellest sätestatud nende põhiväärtustega. Aga ta poeb nii-öelda seaduse sätte taha, ütleb, et aga mida mina teha sain. Ja sellised inimesed püüdsid selle taha pugeda ka Nürnbergi tribunalis, aga sellest ei olnud neil kasu. Et põhimõte on selles, et Ülle Madisel, ta ei ole Eesti Vabariigis ainult õiguskantsler, ta lisaks ombudsman ja veel paljude teiste rahvusvaheliste lepingute järgi ka piinamise inimväärikuse vastase selle konventsiooni esindaja, et tal on väga lai võimalus, aga ta kitsendab seda väga kitsaks, aga ta on hea õigusteadlane, ta teab seda, et inimõiguste puhul tuleb inimõigusi alati tõlgendada nõrgema poole, et inimese kasuks, et kui inimene jääb üksi riigiaparaadi sunniaparaadiga, siis ta sellest nii-öelda hakklihamasinast või teeruljalt elusana välja ei tule. Et sellepärast nimetataksegi seda protsessi kafkalikuks protsessiks. Ülle Madise, jälle ma ütlen oma arvamuse. Minu arvamus on minu arvamus. Sa, Toomas, ei pea sellega nõustuma ja ka kõik, kes meid kuulavad või järele kuulavad, ei pea sellega nõustuma. Aga demokraatlikus õigusriigis on sõnal õigus vabadusele ehk sõnavabadusele, aga ei väsi kordamast, rahvusvahelise õiguse järgi pole tegemist mitte sõnavabadusega, vaid enese väljendamise õigusega. Ja kõik need vihakõne seadused, tegelikult ongi selle enese vaba väljendamise õiguse piiramine ja sellepärast ma ka antud juhul ilmselgelt provokatiivselt on ka välja, et Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler, on Dostojevski määratuse järgi liigitatav kui õilis lurjus. See tähendab seda, et ta saab aru, et see tegu, mida ta aitab korda saata, ei ole kooskõlas moraali ja eetika ja terve mõistusega, aga ta poeb nii-öelda seaduse sätte taha. Ja seda on nagu tihti nähtud ka Riigikogus, kui Kalle Laanet ja kes seal veel olid, siis tema peab andma ju hinnangu sellele, et kas rahvasaadiku suhtes võib ära võtta saadiku puutumatuse. Kui seda saadiku puutumatuse äravõtmist vaata laiemalt, siis Ülle Madisel on piisavalt. Ta lihtsalt ütleb, minu sisetunde järgi ei ole siin kvalifitseeritav. Kuritegu, et see subjektiivne külg on määrab mitte see, et kas inimene rikkus seadust, vaid kas tal oli selleks ka mingi muu põhjus. Ja rahvasaadiku puhul ei saa olla tõe väljaselgitamise kriteeriumiks see, et me allutame ta kriminaalmenetlustele, ehk me teeme tast nii-öelda selle, meil räägitakse kaporatuurist ja kõik, aga tegelikult meil on rotuur, ehk sinna alla kuulub lisaks veel prokuratuurile, kaitsepolitseile, sellesse süsteemi on hõivatud ka kohus, sealhulgas ka Riigikohus ja ka Riigikogu. Kui sa nüüd vaatad loogiliselt, jah, ma, Toomas, tean, et see on monoloog, aga kui me räägime demokraatlikust õigusriigist, siis see on, nagu ütlesid, presidendi valib Reformierakond ja Eesti 200 ja neid toetab kindlasti sotsid. Ma antud juhul ei tea veel, äkki neil ikka tekib oma presidendikandidaat. Aga kui sa nüüd vaatad, mitut protsenti rahvast nad esindavad? Võtame kas või sellest, kui suur oli valimisaktiivsus. Ütleme, see oli üle 50% valimisvõimelistest. Ja sellest, kes käisid hääletamas, nad esindavad täna äkki 15 või 16%. Kui me võtame veel veaprotsendi ka, mis sellistest rahvaküsitlustes on võimalik, siis näiteks Eesti 200 küll üldse teadlik ei ole kindel, et ta üldse ületab 1% piiri. Saad aru, see on, kuna Riigikokku saab alt 5%-lise valimiskünnituse ületamisel, siis tegelikult nad on marginaalne erakond. Aga nemad määravad, mis on sulle ja mulle ja Eesti rahvale parim. Ja võt, see sama küsimus, ma taandun jälle natukene teemast kõrvale, aga kuna see on komplitseeritud teema, siis kui
seesama kurikuulus Kaja Kallase peaministri väide oli, et lugege muult, et maksust ei tõuse, siis ta tõstis makse, millega ta tegelikult on viinud Eesti nüüd pankroti äälele, sellepärast, et intressi teenindamine võib mingil hetkel juba minna nii kõrgeks, et me ei suuda uusi laene võtta, aga meie majandusbaas ei võimalda täna minna selliste kulutustega, millest enamik läheb rumaluste peale, kaitsekulutused ja Ukraina riigiaparaadi peale, siis me enam ei saa laene ka võtta, sest me ei suuda ka intresse maksta ja siis me läheme IMF-i kontrolli alla ja siis on Eesti Vabariik, on tõesti organisatsioon, mida kontrollib IMF, aga sellest pikemalt järgmine kord, et siis Kaja Kallas ütles otse, kui me oleks ausalt öelnud, et meie programmi elluviimiseks me tõstame makse, me maksustame teid kallis Eesti rahvas surnuks või poolsurnuks ja siis surnuks, siis teda poleks valitud. Ja ta ütles ilusti ausalt, aga kui me oleksime öelnud ausalt, siis meid poleks ju valitud. Ja minu küsimus on täna lihtne. Kui sulle keegi saadab mingisuguse reklaami, et osta seda, see on väga hea ja see on väga odav ja võrreldes kõige muuga tuleb välja, et on täiesti mitte kasuta, vaid on sulle kahjulik ja sa maksad selle eest hinda, siis seadus kaitseb sind selliste petiste eest. Aga kui Eesti Vabariigi riigivõimu nii-öelda üks kõrgematest kandjatest peaminister ütleb, et me valetasimegi selleks, et võimule saada, sellele ei järgne mitte kui midagi. Siis ongi täna küsimus, et see president on ikka rahva valik. Unustame ära, et presidendil ka reaalselt mingi volitus on. Tegelikult Lennart Meri hakkas juba tegelikult presidendina rahvalikult öeldes hambaid näitama, ta ütles, et ma ei ole teie kummitempel. Ja tegelikult presidendil on piisavalt võimu, et jätta seadust... Sa mõtled tänasest seadust tulenevat? Kuidas? Et tänasest seadusest tulenevat? Jah, kui me lähtume Eesti Vabariigi põhiseadusest, mis 92. aastal hakkas kehtima, aga ka põhiseadusega on probleem selles, et ametlikult hakkas kehtima 3. juulist ja siis samas ametlikult rahvahääletus oli 28. juunil 1992 ja selle rakendamissätte alusel põhiseadus jõustus järgmisel tööpäeval või järgmisel päeval, ehk siis 29. juunil. Ehk me nii-öelda demokraatliku õigusriigina oskasime kohe 92. aastal, praktiliselt vist täna või augustis nüüd 20. august 35 aastat Eesti nii-öelda iseseisvusdeklaratsioonist, aga me oskasime poole aasta pärast põhiseaduse osas tekitada olulise õiguslünga. Me teeme väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Valgamees Raivo Paala. Kutsub sarvehääl ja vabaduse ingel. On aeg meil tõusta sinu järel ülesse. Ei lasu süümepiinu pattusid me hingel, vaid tehtud ülekohus viib meid liikvele. Ei lasu süümepiinu pattusid me hingel, vaid tehtud ülekohus viib meid liikvele. Sa püha müristus, sa püha tahte isa. Sa ise tead, mis vaevab meie hingi nüüd. Ja sellest teadmisest las lapsed saavad osa. Ja neile selgeks saab me vabaduse püüd. Ja sellest teadmisest las lapsed saavad osa. Ja neile selgeks saab me vabaduse püüd. Nüüd kutsub sarvehääl ja käiku lastud odav. On toonud esimesed ohvrid oma teel. Ei ole meie tahtel paisunud see sõda, vaid ainsa väljapääsu väljendus on see. Ei ole meie tahtel paisunud see sõda, vaid ainsa väljapääsu väljendus on see.
sa pead nüüd enda kätte võtma meie lipu, nii nagu toonagi, kui olid meie ees. Ei meie võitlejate veri seda riku, me võimsa müürina vaid seisame su ees. Ei meie võitlejate veri seda riku, me võimsa müürina vaid seisame su ees. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Raivo Paala. No saad seda ka õieti, et see seaduseloom on loodud, aga kuidas on meil tekkinud ametnike riik? Me oleme kätte, et presidendil ei ole võimu, ta ütles, me surume Venemaa põlvil karis ja tast on mingid surujad, aga ütlejad tal on ja võib-olla keegi kutsuda nurga, ta ütles pea vait. Et kuidas see tekkinud, et me oleme täiesti ametnike riik ja ega ametnik korraldab nii, kuidas tema tahab. Vaata, Toomas, sa tead, mehaanikas on selline asi nagu lõtk, et ta hakkab natuke logisema ja kui asjadel on mingid mehaanikas on jõud ja liikumine, siis see lõtk kasvab ja probleem ongi selles, et Eesti Vabariigis kohe algusest peale tekkis õigusloomele lõtk. Kui me räägime, ma olen sinu saates rääkinud sellest müstilisest rahareformi komiteest. Mõtle, ülemnõukogu otsustas, et luuakse selline institutsioon nagu rahareformi komitee, kuhu kuuluvad 3 inimest, peaminister, Eesti Panga president ja veel 3 isik. Nii. Ja need inimesed võtavad vastu õigusakte, mis on meile siduvad, aga neid ei tule avaldada ega avalikustada. Oli olemas salajane õigus. Hästi. Ma ei hakka vaidlema, mis oli kombeks Eesti Vabariigi ülemnõukogule, sest ta oli tegelikult Eesti NSV õigusjäänuk. Aga mõtle nüüd loogiliselt. Ma olen majandusteadlane. Ma olen õppinud Tartu Riiklikus ülikoolis majandusteaduskonnas. Minu eriala on rahanduse ja krediidi eriala. Unustades ära, et ma olen lapsepõlves töötanud või tööd teinud kolhoosis põllu peal, kõblanud. Ma 80. aastal töötasin raudtee peal, et teenida lisaraha, aga nii-öelda minu esimene korralik töökoht oli 85. aastal vabandust, 86. aastal ma läksin rahandusmine juhataja asetäitjaks. Et sisuliselt ma kohe, kui ma hiljem läksin kaugõppesse, siis ma koheselt läksin ka oma erialale tööle, ehk rahandusosakonnas. Hiljem ma töötasin panganduses, see oli Estex Pank, Tartu Kommertspank ja viimane pank, kus ma olin, oli Eesti Tööstuse Ehituse Kommertspank, Valga filiaali juhataja. Ehk ma tõenäoliselt peaksin nagu teadma nii hariduse kui ka kogemuse poolest, et mul peaks olema pädevus aru saada nii maksundusest kui ka majandusest. Et selles suhtes ma lihtsalt tahtsin öelda, et mul peaks olema natukene parem haridus kui sellest minu teisel lemmikul, see Jorh Aadniel-Kiir, kes praegu vist on põllumajandusminister, kes arvas, et kui põllulapp läheb 1 ruutmeetri võrra üle poole hektari, siis tuleks hakata põldu pesema, sest tekib see hügieeniprobleem. Nagu ma alati ütlen, see on naljakas küll, aga tegelikult see ei ole naljakas, kuigi ta on väga lollakas. Et ütle mulle, Peeter, Toomas, kuidas on võimalik, et põllulapil mingi kasvatamine sõltub sellest, kas sul on pool hektarit või 1 ruutmeeter üle. Ja kui sa elad maal, siis ütle mulle palun, milline saagikus peab olema, et sa poole hektarilisel põllulapil suudad ära toita oma pere ja loomad. Saad aru, need on nii elukauged inimesed. Sa
sa mäletad kindlasti peale sõda olid sellised tegelased nagu külvivolinikud ja muid sellised rumalad inimesed. Nad olid parteisõdurid, aga põllumajandusest ei teadnud nad mitte midagi. Ja kui see tänane see künnivolinik või mõisavalitseja, mis iganes ta on, Jorg Aadnil, see ütleb, et ta on näinud, kuidas puuriita laotakse ja ta on ise näinud ja ta suudab eristada lehma ja siga, et kui see on nüüd see Eesti Vabariigis see piir, kuidas tänapäeval on võimalik saada ministriks, mis hakkab juhtima väga olulist majandusvaldkonda, millest sõltub Eesti Vabariigi toidujulgeolek, siis on asi väga hull. Mäletad 92. ja 3. aastat ja 91. aastat, kui me käisime Moskvas ja võitlesime iseseisvuse eest. Mäletad kõiki neid inimesi, nad olid haritud inimesed, neil olid haridus olemas, neil oli kogemus olemas, nad oskasid seista riigi huvide eest, ehk rahva huvide eest siis. Need olid akadeemikud. Tänapäeval ilmselt võid hakata kirurgiks, kui sa oskad nuga käes hoida ja sul on tahe teist inimest lõigata. Ma ei tea küll, mis sellest välja tuleb, aga kogemuse järgi võiks ütelda, et ilmselt sealt kirurgia mõrtsukas, seal enam suurt vahet ei ole siis, aga tahtlust ei olnud, mul oli soov inimest pimesoolt opereerida, et see on absurd, mis meil täna on. Ja nüüd küsimus ongi selles, et kui rahareformi komitee hakkas kehtestama seadusi, siis minul pole midagi selle vastu. Kuni 29. juunini 92 rahareformi dekreet hakkas kehtima 20. juunil, siis 8 päeva või 9 päeva hiljem oli see õigus tühine. Me isegi ei tea, kuidas põhiseadus tehti ja seda kõike ligadi-logadi hakati looma. Ma olen su saates ju rääkinud rublavargusest, kuidas Siim Kallas ja Mart Laar Eesti Panga varahoidlatest viisid need Nõukogude Liidule kuuluvad rublad, mida oli siis põhimõtteliselt samas suurusjärgus, mida võis olla nagu Eesti krooni kattevara 70–100 miljonit $. See lihtsalt müüdi maha ja see raha liikus, ma ei tea kuidas. Ja sinna selle õigustuseks leitigi mingi rahareformi komitee dekreet, mida ei ole tänase päevani avaldatud, aga selle otsuse tegi Riigikohus, Eesti Vabariigi Riigikohus. Ei ole usutav, et 3 Riigikohtu liiget ei teadnud, et jätame seal isegi kuupäevaliselt põhiseaduse nii-öelda kõrvale, kas ta hakkas kehtima 29. juuni või 3. juuli. Väidetakse, et see rahareformi dekreet number 40 on tehtud detsembris 92. Tegelikult, nagu ma ka sinu varasemas saates rääkisin, see on tegelikult allkirjastatud juuni 93 ja sellel ajal ei saanud Eesti Vabariigis enam keegi kehtestada dekreeti. Nad on nagu leeninlased. Nagu Lenin tegi, esimene dekreet oli vist rahudekreet ja siis oli maadekreet. Eesti Vabariik, nii-öelda iseseisvunud demokraatlik õigusriik, võttis üle just sellistele proletariaadile omase riigi valitsemismudeli. Proletariaadi diktatuur, proletariaadi kultuur. Kui sa vaatad, Toomas, praegult seda, mis me ümber on, siis see on täpselt, tere tulemast aastasse 1920. Mitte midagi pole muutunud. Mõtlen seda, mis oli NSV Liidus. Jumal tänatud, et meil nii-öelda tollased riigijuhid Poskat eelkõige silmas pidades ja kindlasti ka tollast Konstantin Pätsi, nad oskasid sõlmida Tartu rahulepingu, et me suutsime ära kasutada seda nii-öelda võimalust ehk Overtoni aken ja tulla nii-öelda siis iseseisva riigina sellest porimülkast välja, aga meil nii-öelda uuesti 92. aastal taas iseseisvudes, siis tegelikult need kõik lollused, mis olid omased sellisele totalitaristlikule Nõukogude Liidule, siis neid hakati niisuguse saksa täpsusega ellu viima. Et sa kindlasti Nõukogude inimesena mäletad, et kõik oli väga täpselt paika pandud, aga meil oli nii-öelda see lõtk inimese poolt oli sees, seda nimetati pohhuismiks. Ma väga vabandan, kui kellegile see solvab, see fraas, aga Nõukogude ajal niisugune pohhuism oli täiesti olemas. Keegi ei võtnud seda tõsiselt, mida partei rääkis. Kuigi me käisime
nendel koosolekutel plaksutasime, tõusime püsti, olid kestvad kiiduvaldused, aga pärastpoole läksime kõrtsi ja naersime selle üle. Ma partei koosolekutel käinud, aga mul oli au olla mingil komsomoli komitee konverentsil Valgas, ma sain sealt märkmiku ja pliietsi ja see märkmik peaks mulle siiani alles olema, et aga igav oli. Midagi ei tohtinud teha, rissõnu ei tohtinud lahendada, sest keegi pidi alati vaatama, et me huviga kuuleme seda, aga me ei uskunud seda. Ja nüüd, kui sa küsid, et kuidas see juhtus, siis täpselt niimoodi, lõttkaaval. Kõigepealt oli vale rahareform, siis müüdi rublatehingud, siis on meil käibemaksuseadus on valesti tehtud ja niimoodi on see kogu aeg läinud, aga mis on kõige olulisem? Riigikohus laseb selle läbi. Ja nüüd siin ongi see meie president on tegelikult kummitempel ja tules tagasi sinu saate alguses esitatud küsimuse juurde, mis vahet on, kes see kummitempel on. On ta Ülle Madise või Onu Heino või Tädi Maali, mind ärge sinna pange sellepärast, et mina ei ole niisugune õilisluurjus, et ega häbelik luurjus, et mina ütlen, et tehke või mida te tahate, aga seda seadust ma välja ei kuuluta. Ja presidendil tegelikult põhiseaduse järgi on ju õigus, kuna me kuulume Euroopa Liitu ja lisaks kõigele muule Eesti Vabariigi kodanikud, sealhulgas sina ja mina, me oleme ka Euroopa Liidu kodanikud. Ja see, mida president saab teha, kui ta nii-öelda ei kuuluta välja seda Riigikogu poolt vastu võetud mingisugust järjekordset väga rumalat seadust, siis tal saab Riigikohtus tõstatada küsimuse, nii nagu Ülle Madise saab. Palun pöörduge Euroopa Liidu kohtu poole ja palun tõlgendage seda normi, mis riivab inimeste inimõigusi ja põhivabaduse ja palun seda siis Euroopa Liidu kohtul eelotsustusstaatuse korras hinnata kooskõlas hartas kaitstud põhiõigustega, mis tuginevad Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitsekonventsioonile ja seda tõlgendavale EIKA praktikale. Kui president seda teeks, siis paljud lollid seadused oleksid jäänud välja kuulutamata, aga ta ei tee seda. Ehk siis, kui sa küsid, mis vahet on, kes on president, aga sul on mingi vahet, kes on Burkina Fasos president, ma ei tea, kas seal president on, aga on sul mingi vahe sellest? No ütleme niimoodi, et president on meil siin mõnikord ka hambaid näidanud ja jätnud välja kuulutamata, aga eks talle tehakse selgeks, kuidas sa siia said, sa saad 10 000 eurot kuus palka, pluss veel 2000 veel mingid kulutusi kuus, et loomulikult, kui inimesele öeldakse ära, et sa oled siin tänu meile, nendele, ma ei tea, palju need on, 65 või 70, kes presidenti otsustavad, sa tead või? Riigikogulast? Ma ei tea, kas see on 51 või olema 66? Ma arvan, et võib 66 olla. Et vaata, need kutsuvad mehe välja ja mees on alasti, saad sa aru. Tal ei ole vastu käiku, peale seda ütleb, ma lähen minema. Aga ta ei taha minna, kui ta saab 10 000 eurot palka pluss veel erikulutusi, 2000. Et vaat see ongi see, miks president täna küll ütleb, ma ei kuuluta välja, aga homme kuulutab. Aga tead, Toomas, Eesti rahval on ka vanasõna, ilmselt on sarnaseid vanasõna ka teistel rahvastel, et haukuv koer ei ammusta. President vahepeal näitab hambaid, aga see on ka tegelikult puhtalt näitemäng, et rahvas vaatab, oi, vaata, ongi näed, president seisab meie huvides, aga mis mõttes? Et ta nii-öelda haugub, aga ta on ikkagi dresseeritud see ketikoer, et küsimus ongi selles, et ma ei väsi alati kordamas, kui me lihtsalt tuleme kokku ja ilgume, et siis sellest pole kasu, aga nii nagu selles Vanglaplaneedi saates me ka jõudsime arusaamisele Peetri ja Ingvariga, et mida absurdsemaks see asi läheb, siis tõenäosus on see, et rahval saab kõrini. Ja ilmselt, kui need mõisavalitsejad feodaalajal oleks Eesti matsil ehk talupojal närvi väga üle võlli keeranud, siis ilmselt me oleksime rüganud veel rohkem seal
päris orjapõllul, aga mingil hetkel sai sellest nii-öelda kõrini, ehk siiber sai täis ja rahvas tõusis üles. Aga Toomas, lihtsalt sulle huvi pärast küsimus, mis sa arvad, kui palju talupojal vanasti oli maksumäär? Mitu protsenti ta oma teenitud tulust andis ära mõisale ja kirikuherrale? Ma ei oska öelda, ma pakun umbes, ma arvan kokku 10. Natukene rohkem. Et sealt tuligi see 10 tuli maksta. Saad aru, kui siis oleks kehtestatud see, et meil on täna mingi 70% on üldine maksukoormus. Saad aru, sa teenid 100 eurot ja kätte saad 30 eurot. Ja me oleme nii ludrid, et me lepime sellega, et kui president vahepeal hambaid näitab mingi automaksuga seoses, siis me oleme hästi õnnelikud, et noh, kui see rahvas lepibki, et ei väsi kordamast, kui me olemegi nagu lambakari, siis meiega niimoodi tehaksegi. Aga miks peab see üldse meiega siis teistmoodi üldse keegi käituma, kui me laseme endaga niimoodi teha? Et kui me olemegi nagu see jalapühkimise matt mõisahärrade Häärberi välisukse ees ja siis meiega niimoodi tehakse. Aga et seda ongi täna selles, et me jõuame selle e-valimiste juurde, et sa võid ju ka püüda ausalt valida, aga need e-valimised, need ei kvalifitseeru mitte kuidagi ausateks valimisteks, nad on põhiseaduse vastu, aga seda on räägitud ja räägitud ja räägitud, aga mingit kasu ju pole, sest Riigikohus sõidab sellest üle, ütleb, et jah, niimoodi on küll vale ja niimoodi on vale ja niimoodi on vale, aga terviklikult on asi korras. Ehk põhimõtteliselt Eestis on niimoodi, et tõenäoliselt see punt või seltskond või grupp, Pätsi ajal kutsuti seda klikivalitsuseks, et seni kuni see klikivalitsus koosnebki mingist käputäiest inimesest, keda tõenäoliselt pole rohkem kui 15 või 20 tükki, siis see on kõige suurem oht Eesti Vabariigi julgeolekule. Et nagu Vanglaplaneedi saates Ingvar ütles, et kui teha nüüd patriotismi baromeeter, mida ülbemaks, nagu verekivist, mida ülbemaks läheb fookt, ehk siis meie nii-öelda see klikk, seda vähem saab rahvas selle riigi eest seista. Ja mis nüüd üks päev tuli välja, et kui vaadatakse seda poolakate patriotismi, muideks poolakad on alati olnud patrioodid ja nad on alati seisnud ka oma riigi eest ja nad mäletavad oma ajalugu isegi siis, kui seda tahetakse täna neile läbi reklaami müüa, et Bandera oli tegelikult väga suur vabadusvõitles ju stalinistide vastu. Et mis siis, et Hitleri heaks, aga vaatamalt ühte otsa. Et siis poolakate patriotism on täna kukkunud. Alla poole poolakatest läheks üldse rindele seda riiki kaitsma. Eestis on see kindlasti väiksem protsent ja mis mind üllatab, olen ka ajalooviline, et 39. aastal, kui need Vene baasid tulid meile siia sisse ja Päts ja Laidomäär lihtsalt oma luukerede tõttu ei ole julenud ka vastu hakata, ei tehtud ka rahvale üleskutset, Kaitseliit saadeti laiali, relvad anti ära, ehk meie kaitsekulutused läksid Nõukogude armeele, palju õnne, et siis tegelikult rahvas ütles ühte asja. Me ei hakka kaitsma seda klikivalitsust. Ja täna on täpselt sama asi. Mis vahet on, Toomas, kes on Riigikogus istub? Mis vahet on sellest, kes on president? Mis vahet on see, kes on Riigikohtus, kui ei kehti põhiseadus? Ja põhiseadus on rajatud 3 väga lihtsale põhiväärtusele. Esimene väärtus, mitte lihtsalt suvaliselt, on vabadus. Teisel kohal on õiglus. Ja alles siis tuleb õigus. Ei väsi kordamast. See seadus, mis ei kaitse rahva vabadust ja ei ole õiglane, ei ole seadus. Sellisele seadusele tuginedes ei saa hakata ei sinu ega minu põhiõigusi piirama, riivama ega müksama. Ja õiguskantsleril on siin väga suur roll. Ei ole seda kasutanud. Kui ta saab ka presidendiks, ta on ka väga hea
president ja kui sa vaatad meie vappi, siis seal on ju meil need lõbid või leopardid on ju kastreeritud, nad on impotentsed. Nad ei olegi jätkusuutlikud ja see kõige hullem asi ongi täna selles, et mitte, et ma tahaksin kedagi hirmutada, aga nagu ütlen, see on minu arvamus, Eesti Vabariigile on jäänud veel 2-3, heal juhul 5 aastat ja siis meid lihtsalt neelatakse alla. Me muutumegi mingiks autonoomiaks ja kõigeks muuks. Aga see küsimus ongi täna selles, et me kunagi ei tea, me ei maksa muretseda. Sest see, mis on täna, see ei tähenda, et nii-öelda ei teki seda samat võimalust, mis oli meil 91. aastal ja 90. aastal, et kui rahvas lihtsalt ühel hetkel saabki sellest kõrini, ma ei tea, kas me tuleme uuesti tänavate peale, me tänapäeval ei pea tulema, meil on ID-kaart. Ja kui ikkagi 200 000 inimest avaldab protesti ja kehtestatakse tõeline põhiseaduslik kord, siis mis neil vastu on hakata? Vanglaid enam ei ole, sest seal on ju nii-öelda need Rootsi vangid on sees. Koonduslaagreid ilmselt Euroopa Liidus ikkagi veel ei lubata teha. Ja mis on kõige olulisem, usu mind, Eesti politsei ja Eesti kaitsevägi ja kaitseliit selles konfliktis ei tule rahva vastu. Mismoodi see asi lõpeb, ma ei tea, aga kui me vaatame täna seda, et riigieelarve teadlikult, see on nii rumalad otsused, et see ei saa olla juhuslik, see on teadlikult, tahtlikult juhitud. Meie riigieelarves, riigi kulud aina kasvavad, neid ei suudeta täita. Kujutaks pilti, kunstnike liidule kantakse kohe aasta alguses terve aasta nii-öelda need kulutused ette, mida siis see raamatupidaja viis kuskile postkasti ainult ID-kaardiga, mitte keegi ei kontrolli, 700 000 lihtsalt kadus ära. Ja te võite uurida seal, mida te tahate, tuleb sama välja nagu Siim Kallase 10 miljoniga, mille kohta Urmas Ott tegi väga hea kokkuvõtte, et 10 miljonit kadus ära Eesti Pangast, uuriti ja tuli välja, et keegi pole süüdi. Terve nokkas. Sama võtke selle Eesti Kunstnike Liidu rahakasutusega, seda ei kontrolli, see kanti lihtsalt sinna ette, aga riigieelarves läheb ta kohe kuluks. Ja sellega saab näidata aasta alguses, meie kulutused on suured. Tegelikult seal on see kassapõhine ja tekkepõhine omavahel vastuolus. Tekkepõhine on siis, kui sul tekib see kulu ja teine on kassapõhine, aga riigieelarves on kassapõhine, et kulu läks välja, järelikult on kulu tehtud. Tegelikult sinna Kunstnike Liidule kanti see raha ette juba terve aasta ees. Riigieelarvesse ei kohe jaanuaris-veebruaris ei laeku terve raha aastad ette. Kes neid juhivad? Aga kui vaadata, kui põllumajandusministeeriumis on tegelased, kes arvavad, et 1 ruutmeeter üle poole hektari on eksistentsiaalne oht, et vanasti sinu ajal ka, kui sa kolhoosis olid, sa kindlasti ju pesid põldu, et olid need desinfitseerimisvahendid, millega me käsi pesime, ja pesid põldu ja siis, kui põllumees läks põllu pealest ja kandis maski, traktoristil oli ka mask, ühesõnaga lollus ja oli palju, tegin nalja nüüd, siis sama kord meil ka Justiitsministeeriumis, sama kordub Rahandusministeeriumis, et meil pole isegi lootust, et me suudame selles riigis sellise korra ja valitsemisviisi juures üldse panna püsti seda riiki, mis on kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseadusliku korraga, mis on kooskõlas põhiseadusega. Ehk sisuliselt hea Peeter, hea Toomas, Peetri saade oli viimane sealt ka Peeter, et Eesti sai küll vabaks, aga okupatsioon jätkus. No nii, hea Raivo, hea nüüd lõpetada, tund on täis saanud ja ma tänan sind kogu südamest, mõne aja pärast me teeme uuesti, et sul teemasid on, millest rääkida ja praegust tulebki inimestele selgitada ja selgitada ja selgitada, sest sellest lollusest me peame lahti saama ja mitte enam lasta edasi venitada. Aga aitäh ja kena päeva jätku. Aitäh Toomas, teile head. Toomas, kui sa lubad, siis see mõte, ma lisaksin sulle veel juurde, et me saaksime sellest lollusest lahti ainult üheskoos. Kui me kõik, nagu Vähk, Aug ja Luik, igaüks ajab oma asja, siis me oleme väga kerge saak, nagu 7 venda. Aga kui me üheskoos hakkame sellele jaburdusele vastu, siis me võidame ja me
võime seda ütelda, mis oli ka 35 aastat tagasi, et ükskord me võidame niikuinii rahvana, me ükskord võidame niikuinii. Aga vabanda, et ma segasin sulle lõpule veel vahele. Ei ole väga vajalik lause. Ilusat päeva jätku. Toomas Pauri autorisaade.